Tere, armas vaataja! Mina olen Marika ja Leiuriiuli asutaja. Leiuriiulis on väga palju ideeampse. Need on mõeldud neile, kes tegelevad 3–7-aastaste lastega. Ja Leiuriiuli ideeamps jõulueri 2025 on sinuga jagamiseks valmis. Ma kasutan oma ideede puhul väga palju taaskasutust. Samuti on minu leiuriiuli motoks leia rõõmu loovusest. Kõiki neid ideid saab lõimida erinevate valdkondadega: mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne. Ja kõik ideeampsud saad sa kohandada vastavalt enda vajadustele. See väga palju oleneb rühma suurusest, teemast, mida sa käsitled, laste vanusest, erivajadustest ja nii edasi. Ja kõik need jõuluampsud on kohaldatavad ka mingil muul ajal. Lihtsalt vahetad tegelased ja vahetad teemat. Esimesed ideed, mis ma sulle pakun, on seotud kingikottidega, avatavate pallidega, aknakleebiste ja šabloonidega. Mul oli selline kortsus natukene kingikott, aga kingikott, kui ta on kortsus, siis ei ole sellest mitte midagi. Kui sa lastele lähed selle kortsus kingikotiga, siis alati saad sa selle juurde jutustada ju loo. Tahtsin teile tuua täna kingikoti, panin selle hommikul voodi peale ja minu kass, kes nägi midagi uut, läks ja lamas selle peal ja niimoodi see kortsu läkski see kingikott. Väike lugu on alati lastele meeldiv. Nüüd selle kingikoti puhul ma lõikasin mõlemad pooled lõikasin eraldi ja ühe poolega ma siis kasutasin ära need sokikesed, mis seal olid ja lõikasin iga sokikese välja. Nüüd nendega saab mängida väga palju erinevaid mänge ja tegevusi teha. Saab neid paari panna, siis saab mõelda, kuidas saada paare, sest siin ei jätku mustritega ühesuguseid paare, aga alati saab ju teistpidi keerata, nii et probleemi lahendus on samuti olemas. Samuti saab tegelikult keeratada teistpidi ja lasta lastel oma muster sinna joonistada. Ja neid saab ka riputada. Võtta nöör ja lasta riputada, anda mingisugune ülesanne sinna juurde veel ja tulebki tore lahendus. Nii, ja siis on, kus neid hoida, need ei pea alati olema kõik lamineeritud, oleneb, kui kaua ja pikalt sa tahad neid kasutada, võivad ju ka olla ühekordseks kasutamiseks. Aga kui sa tahad pikemalt neil säilitada, siis on loomulikult on parem, kui sa nad lamineerid. Ja minul on näiteks väga palju igasuguseid karbikesi ja need karbikesed on toredad kasutada ära just õppevahendite hoidmiseks. Ja minul on siin pildil on näha, et mul on olemas selline karp ja seal karbil olid olemas ka sokid peal, nii et väga hästi sobis see. Vaata ümber ringi ja vaata, äkki sul on sobivaid karpe ja märka, kuidas neid kasutada. Pesulõksud on mul siin valitud nüüd väikesed jõulupesulõksud. Aga kui sa pesulõkse valid, siis peab vaatama, kas need sobivad lastele. Osad lähevad katki vajutamisel, teisel on liiga rasked, et need peavad olema lastele jõukohased, siis tunneb laps rõõmu sellest tegevusest. Nüüd teine pool võtsin ma hoopis selleks, et emotsioonidega natukese tegeleda. Mul olid klepsusid. Emotsioonide klepse on väga erinevaid. Minul on siin näha, et mul on tähtede klepsud ja mul on siis pallikeste nägude klepsud.
ja neid saab nüüd erinevalt kasutada, kas kasutada ainult ühte sorti või mitut sorti, kui sul ei jätku. Ja õnneks selle paberi peal nüüd on olemas nii palju sokke, et igale lapsele jätkub rühmas sokki. Ja mida siis selle mõte oli, et igal hommikul, kui laps tuleb, siis ta paneb oma näo, millise emotsiooniga ta tuleb sinna oma sokile. Kui neid kotte on vähe, ainult üks, siis võib seda ka ühe korra teha, aga seda saab ära kasutada kas seinakaunistusena või pärast teha sellest lauamäng. Lapsed võivad ka näiteks, kui nad ära lähevad, oma soki sisse panna siis emotsiooni, millega ta ära läheb. Ja tegelikult on selle alusega saab ju hiljem saab sellega vaadata, millisel sokil on millised emotsioonid ja miks. Kui need on muutunud, siis mis võis toimuda ja jällegi tore õppevahend. Nüüd teisel pildil, kõrvalpildil on näha, et on kahte sorti kleepsusid siis kasutatud ja siin on tehtud lauamäng. Täringutega ja käikudega on sobilik seda teha. Sinna võib ka veel numbrid juurde panna, siis on teada, kuhu tuleb käia oma nupukesega. Nüüd, kui keegi satub mingisuguse nupukesega mingisugusele sokile, siis on seal olemas mingisugune emotsioon. Ja nüüd saab välja mõelda igasuguseid ülesandeid, kas laps kirjeldab seda emotsiooni, näitab miimikaga, kehakeelega või siis saab ülesande kohandada, et kui näiteks on naerunägu, siis peab ta 10 tiiru ümber laua kõndima naerunäoga. Nii et fantaasia tööle ja saab erinevaid asju ja ülesandeid lastele välja mõelda. Kui sa tahad, saab jälle lamineerida, aga saab kasutada ka ühekordseks või paarikordseks kasutamiseks. Nüüd järgmine jõuluvana jutukoti tegin ja see jõuluvana jutukott on tehtud sellisest pruunist, kus ei ole mitte ühtegi pilti ega midagi peal. Võtsin selle koti, see on ka natukene kortsus, aga kortsus ei ole mitte midagi häda. Sa saadki õpetada kortsussirge ja jutustada loo, miks ta kortsu läks. Ja ma võtsin aknakleebise ja kleepisin selle aknakleebise selle koti peale. Nüüd on jälle jõuluvana jutukott. Siin pildi peal saab juba hakkab arenema lugu, mida see jõuluvana seal teeb, mida ta riputab, mis seal kingikottides on, mitu kingikotti on, loendamine ja täheke seal üleval. Ja siin ma kasutasin ka jõuluklepsusid, numbriklepsusid ja panin sinna tähekese kohale number 24. Nüüd teisele poolele, kuna seal ka mustrit ei ole, siis saab seda kasutada väga erinevat moodi jälle. Näiteks minul on sätitud siin, nagu sa näed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja ma saan juba nädalast rääkida, mida ma sinna alla nüüd panen, kas mul järgnevad järgmised numbrid või tulevad sinna pildid. See on juba fantaasia küsimus ja just seda, mida sul oleks vaja, millega tegeleda. Kas aastaga, kuuga, nädalaga. Ja siin juures seda kotti saab siis, nagu ma ütlesin, jutukotina kasutada. Siin sees võivad olla erinevad pildid, mänguasjad, raamat võib siit välja tulla ja jälle fantaasia küsimus, mida sa ja kuidas sa kasutad seda koti sisu. Niimoodi, lähme edasi.
Nüüd, minul on väga palju kogunenud neid niinimetatud üllatusmunasid või aastate jooksul siia leiuriiulile ja kingikotte jääb ka alati üle ja kingikotid on ju erinevate piltidega, erinevate suurustega ja miks mitte võtta ja hakata nendega mõõtma, loendama, vaatama, missugused mustrid on peal ja rääkima ka lugusid jälle. Ja paningi siis kuuse alla on siin sätitud, aga kui ei ole jõuluaega, siis võib ju ukse taha, akna peale, ükskõik kus oodata lapsi selline üllatuskotike. Ja neid jõulukotte võib kasutada ka muul ajal, et ikka on oluline ka meenutada, vahest on vaja meenutada, millal miski toimub ja siis on tore neid kasutada ka teisel ajal. Ei pea ainult jõuluajal kasutama. Ja sinna sisse, siis koti sisse on pandud erineva suurusega munad ja sinna on sisse pandud ka veel kingikotid. Ja nüüd, mida siis nendega teha saab? Neid palle saab siis või munasid või jõulumunasid või kuidas neid iganes ei nimeta, saab kasutada ka matemaatikas näiteks vähenevalt laduda neid, suurenevalt, kergem, raskem, suurem, väiksem, keskmine saab panna nad ja siis on veel on võimalus, kuna osad pallid mul veerevad ja teistel on samas all pandud, teised ka veerevad, aga neil on all selline mitte ümar koht, et nad seisavad, siis siin saab ka sellest rääkida, miks üks veereb ja teda on raske seisma jätta ja miks teine palli on nii kerge, teist palli on nii kerge seisma jätta. Ja siis saab ju neid kokku viia omavahel, et sobitada keskmised kingikotid ja siis jõulupallikesed, et kuidas nad sobituvad ja kui palju kuhugi mahub, kas see suur pall mahub sinna väikesesse kotti ja kotte saab ja palle saab üksteise sisse panna. Ja jälle on tegevust, uurimist, vaatamist, välimust saab vaadata, jutustada, kes mis tõi selle koti, mis seal pildi peal on. Väga edukalt saab neid jutustamiseks kasutada neid kottide pilte. Ja siin on mul veel toodud ka üks näide, kuidas neid jutupalle kasutada. Neid saab ju väga tore on neid, kui nad on kinnised, neid on võimalik raputada ja siis tuleb sealt häält. Ja kui sa raputad, siis teisest pallist ei tule mitte mingisugust häält ja saab rääkida sellest, et üks on vist tühi ja teine on täis. Nüüd saab erinevas koguses panna neid asju sinna ja siis ka võrrelda jälle. Nüüd mina olen kasutanud väikesi neid toredaid mänguasju ja siin on näide, 3. pallis on erinevad mänguasjad. Ühed on need, mis on alustega, mis seisavad hästi, siis on pisikesed ja siis on näpunukud veel. Nii et jälle saab mõelda erinevaid jutte, igale lapsele anda tegelane kätte, igaüks on keegi tegelane või siis anda üks pall igale lapsele, ta peab jutu koostama või siis sa ise alustad ja lapsed peavad lõpetama. Et jälle võimalusi on väga palju. Nii, ja siin on nüüd need akna niinimetatud šabloonid, millega siis saab akna, laua ja akna panna elama laste jaoks. Minul on siin selline šabloon nagu jõuluvana 2 põhjapõdraga ja on näha, et peaks olema talv ja lumi seal akna taga, aga mitte alati ei ole meil lund võtta. Ja siin saabki rääkida ju ilmast ja kuna selle šablooni peal on tähed
äh, ja millal need tähed on, millal on pime, millal on valge, millal läheb päev kiiresti pimedaks. Et kõik selliseid teemasid saab siin arendada, et vaadata hommikul, kui lapsed tulevad, on pime, päeval, kas päeval tähed paistavad nii hästi välja ja arutlusteemat jätkub. Nüüd võib ühendada ka mitu šablooni omavahel, et minul ongi näha sellel viimasel pildil, et on ühendatud mitu teemat, et seal all on siis kingitused jälle ja kuusepuu ja seal on kuusepuul on värvilised pallid, jällegi saab värve meelde tuletada ja mõelda, mis seal kinkide sees on ja kellele need on. Nüüd ka siin on asjakohane rääkida ka põhjapõtradest ja nende, kus nad elavad, milline nende välimus on, et siit võib pärast edasi minna selle teemaga ja sellised kuljused ja rahvatraditsioone, kuidas vanasti sõideti. Ja kas ikka on võimalik võib-olla mõelda, et kuidas see ikka on võimalik seal taevas niimoodi saaniga sõita ja põhjapõtradega. Ka seda võib arutleda ilma, et saladust avaldaks. Et kas ikka on võimalik. Ja siin tulevad ka, saab rääkida tähtedest, kuust, päikesest, üks ja palju mõisted saab lahti seletada. Ja samamoodi saab lisada sinna, kui sul on aknakaunistus, akna peale oma põnev jutupesa. Minul on aastate jooksul kogunenud väga suur kollektsioon jõulumajakesi ja aeg-ajalt ma kasutan need ära ja samamoodi on mul väikesed jõuluvanakesed. Ja mina olen selle, aga see ei tähenda, et just peavad jõulumajad olema ja jõuluvanad. Ka jõulumajasid saab loomulikult teha karpidest ja ka muudest vahenditest. Samuti päkapikke on väga palju liikööl, mänguasjasid, väikesi, suuri, et saab kujundada oma vastavalt sellele, mida sul vaja lastele edasi anda on ja mis võimalused sul on. Mul on siin selline tore kujukene ka, kus on jõuluvana kamina ees ja tal on ja mis ta siis seal teeb. Jällegi tore jututeema, kus vaadelda, mis asjad seal on ja sõnu jätkub küll, aga siin, mida ka näiteks teise keele õppijatele jagada ja õpetada. Nii. Ja siin ongi ma pakun ühe sellise toreda mõtte välja. Mul on siin jõuluvanade koosolek ja teemaks on päkapikud on kadunud. Ja minu teemas selles jutus tuleb välja, kuna võib-olla sul on päeva jooksul vaja piparkooke või sellel nädalal piparkooke küpsetada, siis ongi piparkookide küpsetamisele hea alguse teema. Päkapikud on kadunud ja jõuluvanad lõpuks leiavad lõhna peale oma päkapikud ülesse ja tuleb välja, et päkapikud on asunud küpsetama jõuluvanadele kingituseks piparkooke. Vot selline lugu. Aga saab ka vaadelda, võrrelda, järjestada, sobitada, loendada ja kõike läbi nende vahendite, mis seal akna peal on. Ja väga tore on lastel seal akna ees ka seista, aga alati vaata, et seal ei tekiks rüselust. Et see võib selle rõõmu ära rikkuda. Oleneb, palju sul muidugi lapsi on. Mina olen teinud suurema rühmaga ja et seda momenti vältida, tuleb ennem natukese läbi mõelda. Ja siin on mul just, et mul on majakesi, mul on neid jõuluvanasid ja ma olen neid siin siis, jõuluvanasid saab, nad on erinevad.
ja siis saabki leida ühiseid, mis neil ühist on, mis erinevat on, majad on erinevad, kus on juba jõuluvana, kus ei ole, pane sinna ette, pane igale jõuluvanale oma majake ja siin jätkub ka tegevust ja lastele selline asi meeldib. Niisugused olid siis minu jõulueri 2025 ideeampsud ja leia ka rõõmu loovusest sina. Märka enda ümber õppevahendite võimalusi, kasuta ära vanasid mänguasju, kasuta ära seda, mis on sinul rühmaruumis või kodus ja avasta, kuidas saab hoida nende asjadega laste tähelepanu ja huvi. Samuti proovi, kuidas vahendid toimivad, mitte alati kõik ideed ei hakka toimima. Tihtipeale on minul idee, pean ümber tegema selle tegevuse käigus ja selle idee annavad mulle lapsed ise. Ole paindlik ja jälgi, mismoodi lapsed tahaksid neid kasutada. Taaskasuta, nagu ma ütlesin, taaskasuta asju, karpe, märka, kus midagi on ja kuidas saaks neid kasutada. Neid võimalusi on väga palju. Mina näitasin sulle jõulumunade kasutamist ja ka kingikottide kasutamist. Neid saab edukalt proovida ideedeks teha. Ja sobita neid ideesid erinevatel aegadel. Need ei ole ainult jõuluajaks sobilikud. Sa saad kohandada, võta teised tegelased, teised teemad ja väga hästi toimivad ka muul ajal. Ja jõulukotid võib kasutada aastaringselt. Lihtsalt pane sinna sisse mingi ülesanne, miks just jõulukott. Selleks korraks on leiuriiuli uksed jälle suletud. Jälgi leiuriiulit Facebookis. Juba järgmised ideeampsud ootavad oma järge. Aitäh, et sa vaatasid ja kohtumiseni!